Tere ja ilusat kaasamõtlemist, toimetamist parempoolse taskuraadio, mis toimub lainetele. Usun, et see selline sinimust-valge pidutolm on kõigil pintsakutel maha raputatud ja karger rõõmus Eestimaa argipäev on kätte jõudnud. Mis tähendab aga seda, et see sugugi ei ole karge ega kerge, aga maailm on ju praegu väga suurtes tormilistes muutustest. Me iga päev loeme, vaatate hirmuga juba neid jutte, mis sealt kuskilt Ameerika mandri pealt meile tulevad ja kuidas Euroopa ja meie reaktsioon siis sellele kõigele on. Loomulikult, head sõbrad, ma räägin ikkagi maailma üldisest julgeoleku olukorrast ja kõigest sellest, mis siin nüüd viimastel nädalatel on toimunud. Stuudios taas vana ja tiim koos ja Tõnis ja Siim, tere ka teile ja nagu öeldud, alustame algusest, et ikkagi sellest, et maailm on muutumas. No möödunud nädala lõpp tõi kõik kaardid ikkagi poliitilistel mängudel vägagi segamini. Hakati juba küsima seal kõige kõrgematel tasemetel, kas sa kaarte mängida oskad ja mis see siia puutub. No seda me analüüsima siin võib-olla ei hakka nii väga põhjalikult, mis siis toimus Zelenski ja Trumpi vahel seal ovaalkabinetis. Seda on juba väga palju tehtud, aga neid järelmeid kindlasti saame tunnetada siin väga pikalt. Ja kuna tegelikult seda salvestust me teeme ka ajal, kui Euroopa just oma liidrite koha pealt koguneb ja kindlasti sealt tuleb ja peame ootama kindlasti väga kõvasid või väga tugevaid sõnumeid. Aga alustame ikkagi sellest, et milliseid emotsioone praegu Siim sinu süda praegu tunneb ja tunnetab just selles valguses, kuhu me jõudnud oleme, kus on, ütleme, piltlikult Euroopale koht kätte näidatud. Kas on nii? Ei tea, kellele see Trump kohta kätte tahab näidata, ta tahab lihtsalt mingit tegevust ette näidata, mingid rahulepingut, mida iganes ja siis ta selle nimel on valmis nagu kõik muu seal ümberringi ära lammutama ja eks need mingid uudised või see sama kuulus kohtumine Zelenski ja Ameerika liidrite vahel, tunnistan, et ega see õhtu ikka uni ei tulnud silma, et oli selline ärevus oli ikkagi sees, kui selle üle vaatasid selle õhtul ära ja järgi mõtlesid, et mis nüüd saama hakkab, et toon ühe näite, et olen siin maininud, et ma ikka Vene propagandat ka jälgin ja selline ka Eestis tuntud ja kuulus Solovjov, selline tema oma kanalis, sotsiaalmeedia kanalis, ma pole sellist asja kunagi varem näinud, et muidu ta jagab seal oma saateid ja paremal juhul mingi Putinist tehtud saateid, aga siis seekord jagas juppi Trumpi kõnest kongressis, kui Trump rääkis Ukrainast, siis Vene propaganda esipropagandist jagab oma kanalil Trumpi kõnet. See nagu paneb mõtlema või siis see, et Trumpi siin otsuste mõjul, ma teist räägime ka võib-olla sellest, siin, kuidas need igast impordi tollitariifidega tegelikult tehakse tohutuid probleeme USA ettevõtetele, USA majandusele. Seda on lihtne mõõta, kas mõjub hästi või halvasti, et seda saab vaadata USA aktsiaturgude järgi. Trump tuleb mingi oma lollusega välja, USA aktsiaturud langevad. Siis mõne aja pärast kirjutab alla määrus, et ta lükkab 30 päeva edasi oma eelmise otsuse. Aktsiaturud vaikselt kosuvad jälle üles. Ja seda on väga hea jälgida, et see on parim indikaator, et ei ole vaja mingeid väga süvaanalüüse teha, et see kõik paistab sealt välja, et börs analüüsib seda väga tugevalt, seda teema samme. Aga üks asi, mis on kindel, Trump midagi ütleb, Vene börs tõuseb. Trump midagi järgmist ütleb, rubla kurss tõuseb. Et kui vaatate nende asjade mõju, et selge, et turud otsustavad selle järel, mida ta räägib, see meile midagi head ei tähenda. No siin selles kontekstis on väga palju räägitud, et Euroopa peab haarama nüüd liidripositsiooni, peab olema keegi, kes selle juhtimise enda kätte võtab. Kas meil on siis praegu selline liider olemas või liiderriik olemas, kes suudaks siis Euroopat hakata enda järel tassima? Macron on siin väga palju üritanud seda teha juba siis sõja alguses saadik. Tal on nii või naa seda välja tulnud, aga pigem on ta olnud vähemasti sellega pildil. Mulle vähemasti nii tundub. On siin praegu uut liidrit kerkimas ka, sest et tegelikult Saksamaal valimised olid ja tegelikult sealt neid hääli, mis võiksid sisendada usku, tulevad, aga ma kardan, et praegu ikkagi veel, kus neil nii-öelda partei või valitsuse moodustamine pooleli väga seal keegi nagu nii-öelda selles laines ei taha nagu esile tikkuda.
et eks Euroopas on jah olnud ju kogu aeg ka omavaheline selline rivaliteet, et ütleme, et täna nagu on pilgud suunatud eeskätt 3 riigi suunas, Saksamaa, ehk siis Friedrich Merz, kes peaks olema nüüd uus Saksamaa ka liidukantsler, kui valitsusametisse astub Saksamaal, on teinud jõulisi avaldusi, aga Saksamaa puhul on juba näha ja tuleb arvestada, et seal nii-öelda tuleb ametisse see nii-öelda suur koalitsioon, ehk siis kristlike demokraatide ja sotsiaaldemokraatide liit. Nad on juba, tunnustuseks tuleb öelda seda, et liigutud on koalitsiooni läbirääkimistega seal väga kiiresti, on terve hulk lubadusi ka juba välja käidud, nende seas siis 500 miljardiline investeerimisprogramm, mis on mõeldud Saksamaa kaitsekulude viimiseks 2% tasandil SKP-st, aga selle koosseisus on ka mõned muud märksõnad, mis on võib-olla jäänud selle meediavahu alla. Esiteks räägitakse seal üsna palju infrastruktuuri investeeringutest, just riiklikult finantseeritavatest stiimulitest majandusse. Saksamaa majandus on olnud kiduvas olekus, see oli üks põhjus, miks kristlikud demokraadid valimised võitsid, nii et Merzil on kindlasti nagu kiire sellega, et näidata, et ta suudab majanduse kasvule viia, aga seda plaanitakse teha sisuliselt steroidide peal. Plaan on leevendada oluliselt Saksamaa võlareegleid, ehk kõik kaitsekulud, mis ületavad 1% SKP-st, oleks edaspidi siis võimalik piiramatult finantseerida laenurahaga. Ja mis on nagu selgelt sisepoliitiline meede Saksamaal, kavatsetakse siis ulatuslikus määras seda riiklikku investeerimisraha suunata Saksamaa vaesematesse piirkondadesse, ehk siis teisisõnu nendesse piirkondadesse, mis hääletasid viimastel valimistel AfD poolt. Ehk Saksamaal läheb kindlasti väga palju energiat nagu enda sisepoliitiliste asjade ravimisele. Teised 2 Euroopa liidrid, kelle otsa vaadatakse, on siis nagu Macron ja Suurbritannia peaminister Starmer, ehk selles kolmikus tõenäoliselt peaks see Euroopa vedamine nagu välja tulema, mis minu meelest on nüüd üsna pikaajalise mõjuga, on see, et kui me vaatame maailmapilti nagu laiemalt, siis eks kõik ootasid seda, et Trump teeb igapäevaselt teleshow'd ja käitub nii-öelda destruktiivselt, aga tõenäoliselt selle destruktiivsuse määr on siiski kõiki šokeerinud, ja seda tuleb nagu tunnistada, et me elame ikkagi nagu sellel ajal, kus see nii-öelda läänelik maailmakorraldus, mis põhines senistel teatud kokkulepetel ja reeglitel ja kahjuks ka senine arusaam liitlase mõistest, see on nüüd väga kiiresti lagunemas, et ma arvan, et kui teha täna Euroopa suuremates riikides elanike seas küsitlus ja küsida keskmise sakslase, keskmise prantslase, keskmise briti ja ka keskmise eestlase käest, et kas te näete Ameerika Ühendriike enda liitlasena, siis ma arvan, et täna see vastus valdavalt on ei. Ja see teadmine jõuab hästi kiiresti sellise šokina avalikkusesse ja hakkab ka loomulikult poliitikuid ja poliitikute valikuid mõjutama. Kas see Starmeri nii-öelda Ühendriikide peaministri selline liidri roll äkki ei jää natukene Euroopa kaugeks või võõraks? Teadupärast on ikkagi UK sellest ju kogu nii-öelda Euroopa Liidu süsteemist eraldunud. Hakatakse ütlema selle pealt, mida teie nüüd seal ütlete, tahate, et te olete ikkagi natukene nagu meist eemal, et kas see oht siin ei terenda, kuigi jah, ta on teinud, inglased on teinud väga suuri jõupingutusi, et ikkagi korda säilitada ja korda kontrollida Euroopas. Kaitseministrid kohtuvad ju omavahel ikkagi NATO raames tihtipeale ja seal see koostöö on säilinud, et kui muidu ka Eesti, eks ole, valitsuse ministrid kohtuvad väga palju, väga tihti oma kolleegidega Euroopa Liidust, et kui Ühendkuningriik oli Euroopa Liidu liige, siis istus muide Eesti kõrval selle järjekorra järgi istus Ühendkuningriik, et sai alati juttu jääda.
ja siis kui nad lahkusid, siis see kontakt kadus ära, nii et ma eeldan, et ma ei tea, näiteks ükskõik mis minister, keegi teine rahandusminister enam igapäevaselt Ühendkuningriigi omaga ei räägi, aga kaitseminister neil peaks ikkagi jätkuvalt hea kontakt edasi olema nagu ja nii kõikidel riikidel. Kuidas vaadata ka Eesti poole pealt, kuidas meie reageerisime, kuidas meie valitsejad sellele kõigele reageerisid? No ja näide on sellest, et päris mitu ministrit sellel hetkel, kui see kõik toimus, olid puhkusel ja siis kuidagi distantsilt keegi üritas seal nagu midagi ka mingit sõnumit edastada, aga kõik naljakal kombel väga olulised ministrid olid ära sellel hetkel. Kahjuks pentsik, piinlik ja veidikene ka hirmutav oli seda kõike lugeda, et ühest küljest Briti peaministri juures, uudis sellest, et Briti peaministri juures toimunud tipptasemel julgeoleku nõupidamisele, kus ka tegelikult mitte Ukraina kõrval otsustati ka Balti riikide julgeolekut puudutavaid küsimusi, et esiteks sinna ei olnud Balti riike kutsutud ja siis sellele järgnes siis tõesti uudis, et kui oleks kutsutud, tõenäoliselt oleks olnud ka nagu suur paanika Eesti liidrijuhtides, et kes saaks üldse kohale minna, sellepärast et valitsuse juhtivad julgeoleku eest vastutavad ministrid, peaminister Michal, kaitseminister Pevkur, siseminister Läänemets olid kõik võtnud endale puhkuse ja siis selles õnnetus videokonverentsis Keir Starmeriga osales siis nagu president Alar Karis Eesti esindajana. Et arusaadav, et koolivaheaeg, pikalt planeeritud puhkused, aga kui sa tahad sellist rahulikku elu elada, siis ei peaks võtma eesmärgiks valitsust juhtida. Et minu arvates oleks olnud Kristen Michali poolt nagu ainuvõimalik neid uudiseid lugedes, mis seal ovaalkabinetis toimusid, oma puhkus koheselt katkestada, tulla tööle, olla telefoni otsas, rääkida meie Euroopa liitlastega, seista väga aktiivselt nagu Eesti julgeoleku huvide eest ja olla kohal ka Eesti inimeste jaoks, et näidata, et riik toimib, valitsus on oma ülesannete kõrgusel. Selles kukuti tegelikult katastroofiliselt läbi. Võib-olla väike pluss sellel oli, et tänu sellele jäid need avaldused nagu vaoshoituks, et tegelikult oligi parem. Ma arvan, et see on tegelikult hea, et Eesti väga ei järple, et selline tühi järplemine meid ei aita praegu, kindlasti me peame tegema oma ja suhtlema, nagu Tõnis ütles, aktiivselt, aga võib-olla ka selle tõttu jäid ära sellised tühjad nagu rusikaga õhkulöömise avaldused, mis ma arvan kokkuvõttes hea, et Michal oleks pidanud tõesti siin olema siseminister Läänemetsa puhul, ma ei tea, ma jäin iseendaga eriarvamusele, et võib-olla ongi hea, et kui ta seal pikemalt seal Namiibias kõrbes oleks, võib-olla et ära tule, Lauri, et mine puhka veel, et ole edasi, et pole hullu. Küsimus oli selles, et mida ta tegi seal, et sellele on ka jälle nagu keegi pole vastust leidnud. Puhkus Namiibia kõrbes, mingid kuluaarivestlused räägivad sellest lausa, et kuskil kellegi pulmas käinud, aga ei tea, mis seal siis toimus lõpuks, aga igatahes nii ta oli, jah. Aga Euroopa Liidu reaktsioon sellele kõigele, tõepoolest see reaktsioon veel siin praegu kerib tuure, nagu öeldud siin ka salvestuse alguses, et tegelikult Euroopa liidrid on koos just nendel päevadel ja tundidel, kui me seda salvestust teeme ja sealt kindlasti võib-olla ka mingisuguseid mõtteid tulevikuks tuleb, aga juba on välja käidud siis mõte, et 800 miljoni euro eraldamine eelarvest ja siis sama ka kaitsepiirangute, eelarvepiirangute vabaks laskmine, millest on väga palju räägitud, me oleme siin selle üle ka diskuteerinud, et kas nüüd hakkab see sama selline juba reaalne vajadus kohale jõudma ja tulebki hakata kiiresti selliseid otsuseid tegema? Ma tahaks loota, et see vajaduse teadvustamine hakkab kiirenema, sellepärast et sündmused toimuvad ju väga kiiresti. Me vaatame kõigepealt alustades ikkagi veel Ameerika poole pealt,
mis globaalses pildis toimub, esiteks seesama, mida ma mainisin, et milline on täna nagu keskmise eurooplase nagu suhtumine nagu Ameerikasse. Aga kindlasti nagu poliitilisel tasandil üritatakse seda kõike mõnda aega nagu päästa. Aga reaalsus on tegelikult see, et kui Trump oma sellist käitumist jätkab, siis Ameerika rahvusvaheline autoriteet, see laguneb päevadega ja väga kiiresti. Seda jälgivad mitte ainult Moskva ja Putin, seda kindlasti jälgib väga hoolekalt ka Hiina. Absoluutselt. Ja mitmed teised riigid, et ma arvan, et ei pruugi olla kaugel aeg, kus me näeme uut julgeolekuolukorra eskaleerumist Taiwani ümbruses ja neid probleeme, mida on vaja nagu lahendama hakata, tuleb veel ja veel. Nii et ja samal ajal teisest küljest on see ka Euroopale mõnes mõttes võimalus Euroopat on käsitletud ikkagi globaalselt sellise nii-öelda aeglase otsustusvõimetu sellise nii-öelda hädise vanamehena, et Euroopal on praegu see võimaluste aken endaga rahvusvahelist autoriteeti tõstma hakata, sest nii majandusruumina kui ka sõjalise võimekuse poole pealt Euroopa ei ole suurte numbrite mõistes sugugi nagu kehv. Probleem on selles, et seda me teame need edasi nagu palju, miks seda ei suudeta ära realiseerida enda kasuks nagu tööle panna. Et see on nagu see esmane teema, mille peale peaks mõtlema. Teiseks need samad tariifid ja kaubandussõda, no täpselt, mida Trump on valla päästmas. Hinnatakse, et Euroopasse võib kõige teravamalt lüüa just Saksa ettevõtteid, Saksa majandust, kes on olnud väga palju just ju tehnoloogiate ja toormete ekspordile orienteeritud, sealhulgas Ameerikasse. Isiklikult ei ennusta sellele Trumpi poolt algatatud kaubandussõjale küll nagu suurt edu ka USA vaatest. Trumpi üks põhiline põhjus, miks ta valimised võitis, oli lubadus inflatsioon kontrolli alla võtta ja ehk siis majandusküsimused. Et täna see kaubandussõda selgelt töötab sellele eesmärgile vastu, ehk ta lööb väga teravalt just Ameerikaga enda tarbijaid. Trump on valinud endale üheks peamiseks vastaseks Kanada, Mehhiko kõrval, et Kanada on riik, mis on esiteks USA-ga väga tihedalt seotud ja kus on valimised tulemas sel aastal. Et päris huvitav on olnud vaadata, kuidas siis Kanada juhtivad poliitikud erinevatelt poliitikaspektri tiibadelt on Trumpile vastanud selliste otse-eetri avalduste ja pöördumistega ameeriklaste poole ja paistab, et sealt küll mingit hellitamist ei ole nagu tulemas. Ehk ka selline nii-öelda, ja me näeme siis see, mida ka Siim mainis, et näha on selle kõige mõjusid ka juba aktsiaturgudel. Nii et selline nii-öelda negatiivne mõju ja turbulents majandusele, investeerimiskliimale kindlasti jääb seda aastat nüüd siin sisustama ja see on järjekordne ka väljakutse siis Euroopa jaoks, mis puudutab seda 800 miljardilist kaitseinvesteeringute paketti, mis on siin Euroopa Komisjoni poolt välja lubatud, siis selle sees ju 650 miljardit peaks tulema liikmesriikide poolt läbi liikmesriikide võetavate uute kaitsekulude kohustuste, mille finantseerimiseks on siis plaanis eeskätt neid nii-öelda eelarvereegleid lõdvendada, ehk sealt me jõuame kindlasti ka Eestini, ehk siis nii-öelda lubatakse kõikidel liikmesriikidel oluliselt rohkem laenu võtta. Aga teine asi ikkagi veel, et on seesama Ameerikana või Trumpi siis veto peale igasugusele või Ukraina abile,
mis kätkeb endast ka luureandmete edastamise piirangut, ehk neid ka enam edastata. Ma pigem kaldun arvama, et just luureandmete piirang on üks see kindlasti, mis on väga valus Ukrainale, ja teine on ikkagi see, et see sama, ja küll, et abi lõpetati, aga tegelikult väga palju abi on seal kohal ja moona ju tegelikult ei jätku selle, ütleme siis lihtsalt selle nende kahurite jaoks piltlikult, mida nad seal kasutavad. Siin on kindlasti Zelenski poolt juba väga palju välja öeldud ka seda, et ta ikkagi püüab olukorda rahustada ja erinevates kanalites seda ka teinud on, et tegelikult olukord, mis siin salata, on talle ikkagi suhteliselt keeruline praegu. Muidugi väga karm on tema jaoks see olukord ja mis tal üle jääb, muidugi ta peab rahustama ja muidugi see on eriti alatu. Meie võime siin vabamalt rääkida, me ei esinda Eesti riiki ühelgi moel, et oleme lihtsalt väikse opositsioonierakonna esindajad, me saame vabamalt need asjad välja öelda ja mul ongi hea meel, et kohati, nagu ma ütlesin, on päris riigijuhid meil mõne asja parem kui praegu jätavad ütlemata, aga reaalsus on ju see, et see on nagu eriti alatu käitumine, et sa tõmbad need luureandmed maha ja siis lased nagu venelastel peksta Ukrainat ja mis siis asja mõte on, et lihtsalt survestada Ukrainat sisuliselt alla andma, eks ole. Andke alla, siis mina olen kangelane ja saan näidata, et ma tõin rahulepingu, eks. See on ju asja mõte, et teda üldse ei huvita, mis selle nimel nagu ära antakse vabast maailmast. Muidugi see kõik teeb väga muret ja tulla siit tagasi selle, mis siis Euroopa teha saab, et Donald Tusk, Poola peaminister ka väga kujundlikult ilusti võrdles, kui suur on Euroopa, palju Euroopas elanikke on ja erinevaid jõukuse näitajaid, et miks siis Euroopa ei saa seda kõike asendada, et saaks ju tegelikult asendada kõik selle USA abi oma toetusega. See häda on see, et Euroopa ei ole nagu üks riik, eks ole, et ma võrdleks seda selle COVID-i-aegse käitumisega või kui see koroonakriis nii nimetatud olid, kui kõigil oli mure, kuidas siis küll jagati Euroopa ühtseid rahasid ja kaotati kõik finantsreeglid ja kõik koos tegutsesid, hoidsid kätest kinni ja raha lendas sinna tänna, et kui nüüd on nagu osagi sellest rahast, mis siis suudeti välja käia, pandaks nüüd nii Ukraina toetuseks kui oma riikide kaitseks, siis ei oleks see asi sugugi nii hull. Aga see vahe on, mis on siis vahe, eks ole. Covid hirmutas ka portugallast ja hispaanlast. Aga ma arvan, et Portugali elanik ei tunne, et tema elu nüüd väga palju seda ebaturvalisemaks läks, et sinna läheks veel ikkagi nagu väga palju aega ja peaks väga palju hirmsaid asju juhtuma, et tema ennast ohustatuna hakkaks tundma. See on see häda, et see ei löö üle välja ühtemoodi nagu koroonaviirus lõi. Ja samas ma arvan, et kuhu see nagu välja viib sellise, et see nagu lahenduste pool Euroopas, et tõenäoliselt need lahendused on jälle nii-öelda raha jagamise ja finantsreeglite võimendamise kesksed, nagu me oleme näinud siin sama koroonakriisi puhul. Et see on asi, milles kulutamises suudetakse Euroopas ikkagi kokku leppida, et selles osas olen ma nagu kindel. Probleem on nagu selles, et paljusid muid asju, et seal nendes küsimustes tulevad kokkulepped vaevalisemad, vaatame kas või seda suutmatust kokku leppida Venemaa külmutatud varade konfiskeerimises ja kasutusele võtus. Seda ju siiamaani tehtud. Siiamaani ei ole tehtud, ütleme, praegu kasutatakse ainult need intressitulusid ja tegelikult ka väga vaevaliselt läheb ikkagi kogu sellise nii-öelda Euroopa ühisturu arengut ja siseturu arengut takistavate reeglite kõrvaldamisega. Et seal on ikkagi väga palju, kuna see on nagu ümberjagamise keskne nagu olnud Euroopas ja protektsionismi keskne olnud, siis sellest on liikmesriigid oluliselt raskemini valmis loobuma, kui tegema kokkulepet, et võtame raha kuskilt laenuks juurde ja jagame seda laiali. Jah, see on kõige lihtsam otsus neil tulema, et tegelikult rahandusminister Jürgen Ligi andis päris hea intervjuu, kus ta seda natuke lahti rääkis, et okei, lubame kõigil rohkem laenu võtta, et mis siis juhtub, riikide reitingud langevad, see tähendab, et intressid tõusevad,
kokkuvõttes jälle mingid kulu, eks ole, laenude teenindamise kulud kasvavad, aga laenud lähevad kallimaks ka ettevõtetele ja inimestele kokkuvõttes, et ehk siis see, et me nüüd lihtsalt neile midagi laename kuskilt juurde, no me saame selle, annaks jumal, saame need relvad siis vähemalt ostetud, kui see ikka tuleb sihtotstarbeline, ega me selles ei saa ju ka päris kindel olla, et keegi kuidagi ei mängi mingeid kaitsekulusid sealt välja ja hoopis jälle mingid sotsiaalkulusid juurde, nagu meil siseriiklikult on tehtud, nende siseriiklike rahadega inimesi alt veetud sisuliselt kogu aeg, et seal peab nagu väga peale passima, et lihtsalt see, et hurraa, nüüd saame rohkem laenu võtta, et need lahendused ei ole nii lihtsalt seal, aga loodame, et relvaostud tulevad. Me rääkisime sellest, et kuidas meie nii-öelda valitsejad on reageerinud kõigele sellele, mis praegu maailmas toimub, aga kuidas parteid siseriiklikult on sellele siis selles suhtes oma nägemusi välja öelnud ja kindlasti võib-olla väga põnev on jälgida EKRE toimetamist selles samas vallas, mis puudutab eelkõige just seda samat globaalset pallimängu siin, mis meile üle käib siin praegu ja EKRE ühtepidi on nagu nii-öelda Trumpile jäänud selja taha, aga teisalt ikkagi tuleb seal selliseid teatud isikute poolt väga palju selliseid venemeelseid mõtteid. Tegid siin väikese sellise ülevaate enda jaoks ka seal, et mis siis seal toimub selles parteis seal sees? Ja kui teised erakonnad on ikkagi selgelt, võib-olla Keskerakond on seal vaoshoitum, eks ole, aga Keskerakonnast räägiks ka kohe ära, siis räägiks EKRE-st, et Kõlvart on ju tegelikult võtnud selle huvitava positsiooni, et kuigi tal seal fraktsioonis on Aleksandr Tšaplõgin, kes on nagu selgelt suur vene šovinistlikke positsioone esindab ja siis Kõlvart erakonna esimehena on olnud väga vaoshoitud, et me teame ju ta taustada on kunagine Kaapo aastaraamatu kangelane, seal võitles eestikeelsele haridusele ülemineku vastu, ta korraldas sellise ürituse nagu vene keele, Venemaa üritus, totaalne diktant, korraldas selle Tallinnas. Muide, aastal 2019 ma vaatasin, et polidki sugugi ammu. Minu arust Tondi siis oli Tallinn oli siis üle venemaalise etteütluse pealinn. Stalitsa oli see väljend, mida kasutati, et selles mõttes see taust on väga hirmutav. Aga selgelt Kõlvart praegu hoiab joont, et kui te vaatate Kõlvarti avaldused, ta on selgelt tasakaalukas, isegi pigem ütleme selgelt ukrainlameelne, tuleb tunnustada, see ei tähenda, et tal seal sees kõik nagu korras oleks, aga väliselt ta väga püüab. Aga EKRE siis võrdluseks siis Martin Helme, sisuliselt Martin Helme konstruktsioon on see, et ise oli ta väga suur Trumpi toetaja või on mul loomulikult jätkuvalt väga suur Trumpi toetaja. Ja siis nüüd ta ütleb, et aga näete, Trump tuli, mis ma rääkisin, julgeoleku olukord halveneb. Ma ju rääkisin teile, et julgeoleku olukord läheb halvemaks. Ja näed, tuligi Trump ja tegigi kõik halvemaks ja ütleb selle peale lõpuks, eks ole, et küll läks hästi. Et selline väga kahepalgeline suhtumine, aga jätkuvalt on väga juhtiv, kuigi mitte formaalselt erakonnaliige, aga EKRE fraktsiooni liige on Varro Vooglaid ja see, mis tema räägib, läheb nagu järjest hullemaks. Ma võtsin siin viimased tsitaadid tema sotsiaalmeediast. Välja tuleb vahetada mitte ainult kogu võimuladvik, vaid ka varjamatult venevaenulik mentaliteet. Aha. Mida lisaks tänasele võimuladvikule kannavad ka paljud rahvuslased. Selline on siis Varro Vooglai juhtiva EKRE poliitiku arusaam, mida siis Eestis teha tuleb, et see juba meenutab neid tegelasi, kes kollaborante, kes siis ronivad välja, kui nad hakkavad haistma, et äkki on mingit võimumuutust oodata, et hakkavad juba uuele võimule truudust vanduma ette, et see on ju selline käitumine nagu väga hull, et kui EKRE Varro Vooglaiust ei distantseeru, ma saan aru, et ta ei kavatse seda teha, siis see erakond on oht Eesti Vabariigi julgeolekule selgelt. Miks nad ise sellele huvitav tähelepanu ei pööra, kui nad kõik ikkagi on hoopis teistmoodi mõtlemist? Püüavad mingit sellist valijagruppi sellega. Ilmselt võib-olla küll ikkagi, jah, sest et ikkagi tahaks ju, et rohkem
hääletajaid oleks kastide juures. see on nagu huvitav jah, et kui siin nagu erinevad uuringud on ka viimasel ajal näidanud, et noh, see sõna venemeelsus, et me peame võib-olla seda hakkama ümber mõtestama, et noh, et Eesti ühiskond ei ole ammu enam nii lihtne, et venemeelsuse all me mõtleme sellist Vene riigile, Vene impeeriumile lojaalsust või nende toetamist, aga samas me näeme, hästi paljud, eriti noorema põlvkonna, täiesti venekeelsetest peredest noored toetavad väga Eesti riiki ja ei ole selles mõttes üldse venemeelsed, kuigi nad väga armastavad vene keelt ja vene kultuuri, eks ole. Et siis see lahknemine läheb kuskilt hoopis teisest kohast, et sellised Vene impeeriumi meelsed, et need on pigem sellised sovjeetliku, vana nõukoguliku mõttekandjad ja neid EKRE otsib siis eelkõige pigem nagu eestikeelsete inimeste seast ja siis ütleme tšaplõginid siis venekeelsete inimeste seast, et see jagunemine ei toimu enam rahvuse järgi, vaid mõningal määral ilmselt põlvkondade kaupa, aga lihtsalt sellise sovjeetliku mõtteviisi kaupa. No sa tõid ise siin välja ka sellise või panid ette ka sellise nagu mõtte, et tegelikult ju uuringud näitavad seda, et paljud vene keelt kõnelevad noored, kes tahaksid Eesti ühiskonda integreeruda, tegelikult nad näevad, et nad on tõrjutud, et tegelikult seda sellist nagu nii-öelda sooja vastuvõttu või aktsepteeritavat vastuvõttu ju tegelikult ei eksisteeri. No peavad ikkagi ise kuidagi seal selles olukorras nagu võitlema, ennast tõestama. Võib-olla vahel mõtlevad üle, aga võib-olla vahel üldse mitte. Vahel mulle tundub ka, kui mõni noor, kellega ka palju suhelnud, ütleb, et ma pean oma perekonna nime ära muutma, et mul on päris mitut vestlust sellised olnud. Ma tean mitmeid inimesi, kes on teinud. Ja muudavadki ära ja siis mina olen küll püüdnud veenda, et see ei muuda sinu staatust Eesti ühiskonnas, et kas su nimi on selline puhtalt venepärane või siis sellise pigem Eesti või saksapärasem, et see ei muuda sinu elu, aga inimesed ise tunnevad, et muudab. Järelikult, kes oleme meie, et talle seda siis nagu ette öelda, kui ta ise nii tunneb. Aga see on nagu üks pool, et me peame sellest üle saama, et me ei tohi mõelda nii, et venekeelne järelikult nii, ei ole nii, et me pigem peame hakkama mõtlema, et on näete ka eestikeelsed, on näete Varro Vooglaid, kes kujutab ennast meile nagu reaalselt ohtu. Ja mitte ainult, et kui me vaatame EKRE käitumist, siis nad on oma kommunikatsiooni ja sõnumid üles rajanud väga palju just Trumpi sisuloome tõlkimisele ja kopeerimisele Eesti inforuumi. Et EKRE on ju aastaid rääkinud enda toetajatele, et ärge usaldage peavoolumeediat, sealt ainult valetatakse, meie räägime teile neid nii-öelda alternatiivseid fakte ja see siis EKRE on olnud vaieldamatult Eesti erakondadest kõige edukam sotsiaalmeedias, nende sotsiaalmeediakanalid nad teevad sinna kõige rohkem nagu sisu, nende sotsiaalmeediakanalitel on kõige rohkem jälgijaid ja nad on ennast ka võimendanud kõikvõimalike selliste muude kanalite ja sisuloojate kaudu, kelle hulka kuulub kirju pilt alates tõesti ütleme nii-öelda Varro Vooglaiu Objektiivis kuni kõikvõimalike vandenõuteoreetikute ja nagu siin viimased uuringud on näidanud, siis ka otseselt võib-olla Venemaa poolt sponsoreeritavate kanaliteni nagu välja. Ja eks nüüd sellistes olukordades, kus see maailmas see pilt muutub, peab siis EKRE ka ennast nii-öelda kohandama, sellepärast et ka nende nagu andunud jüngrid ja netitrollid, kes on sotsiaalmeedias väga aktiivsed, ammutavad infot lisaks, ütleme, eks ju, Martin Helme ja EKRE kanalitele ka nendest rahvusvahelistest nii-öelda kanalitest, ehk nad peavad neid jutupunkte nii-öelda kogu aeg Eesti sousti ja eesti keelde panema ja üks trend, mida on ju pikka aega näha, et EKRE on ju kogu aeg ka tegelenud Ukraina ja ukrainlaste halvustamisega ja negatiivse fooni loomisega ja ka praegu EKRE kanaleid vaadates siis see nii-öelda Trumpi administratsiooni poolt alguse saanud ja nende vabariiklaste poolt alguse saanud Zelenski mõnitamine, et see on ka väga selgelt Eestis EKRE-ga seotud kanalites nagu kohal. Ja Martin Helme nimetas Zelenskit slaavinhaaliks.
No vot, no jällegi tsitaat, et inimesed tajuksid, et kui jõudset juttu nad ajavad. Aga tegelikult jõuame taas ikkagi ka põnevate sündmusteni siin meil kodukamaral ja ikka see puudutab valitsusparteisi ja koalitsiooni. Ja nüüd on siis läinud lahti väga elav diskussioon ka Eesti ajakirjanduses selle üle, mida ja kuidas peaks Reformierakond edasi valitsema selleks, et asjad oleks läbipaistvad ja oleks võimalik teha nagu ikkagi õigeid ja tugevaid otsuseid ja selleks on ainukene üks probleem neil valitsuses, Sotsiaaldemokraatlik erakond. No me oleme siin korduvalt sellest kõigest juba rääkinud ja analüüsinud seda sama olukorda. Kas tundub nüüd, et lõpuks hakkab Kristen Michalile kohale jõudma, et ikka pagan jama on nendega seal koos olla ja need kogu aeg ainult mingisuguseid kaikaid loobivad kodaratesse. Viimane oli siis selle ministri Piret Hartmani regulatsioonid, mida siis hakati selle sama toidu annetamise pakendi teemal siis üles võtma ja kus jälle Hartman ise põhjendab seda, et kommunikatsiooni vigadega ja kõigega sellega muuga ja noh, neid jamasid siin järjest tuleb, mis just on selle partei poolt üles kergitatud. Kas nüüd on Siim aeg käes või? Huvitav, et meil on tekkinud mingi kollektiivne kõhutunne, et me rääkisime just eelmise nädala saates, et arutasime seda teemat ja nüüd siis jõudis valitsusliit ise ka sinnamaani välja, mida meie eelmine saade arutasime. Et huvitav, et nagu justkui tunnetasime ikkagi ette, et mis toimuma hakkab, et see, hakkame pihta, et mis siis juhtus see, et 2 juhtivas meediaväljaandes korraga ilmusid hästi sarnased artiklid, jälle siuke, võib-olla natuke räägis tausta lahti poliitikahuvilistele inimestele, et kuidas sellised artiklid tekivad, eriti kui nad korraga tekivad. Ja vaadake, nende artiklite tunnus on see, et seal on kohe näha, et allikaks on nagu mõlemal sellised anonüümsed reformierakondlased. Mitte nimepidi, aga sellised anonüümsed. Vesteldi kellegi juhtiva reformierakondlasega, et seda nimetatakse selliseks spinniks, nimetatakse poliitikamaailmas neid asju, et lükatakse ajakirjanikele sellised teemad ette, öeldakse, et minu nime ära sisse pane ja siis kirjeldatakse seda lahti ja siis luuakse selline mingi mulje ja noh, eriti kui ta on nagu 2 väljaandes korraga täpselt samal ajal, mõlemad sellised anonüümsed reformierakondlased kommenteerivad, oi, nüüd meil on sotsidega pahasti. No see on nagu selge selline infooperatsioon tegelikult. Miks see toimub praegu, eks ole, et ikkagi ilmselt Reformierakond on ikkagi reitingu pärast väga mures. Nad on oma olemuselt juba kaua aega olnud puhtalt võimuerakond ja võimuerakonna jaoks on ikkagi väga suur probleem, kui nende toetus ühiskonnas nii tugevalt langeb. Ja kui algus oli ju tükk aega lootus, et tuleb Kaja Kallase asemel Michal, uus värskendus, samal oli kõrval tugev lootus, et majandusolukord kiiresti paraneb, et lihtsalt ma ei tea, miks nad seda arvasid, me pole seda siin kordagi arvanud, et see nii saaks kuidagi minna, eriti nende enda tegude tõttu, aga nemad on nii arvanud. Aga nüüd nad näevad, et reiting vajub ja kuskil on selline ilmselt mingi psühholoogiline piir olnud Reformierakonna jaoks alati kuskil seal 18%, 17%, aga nüüd mingid viimased uuringud ta vajub juba sealt läbi. See on 16 oli viimane, mis siin enne ja see tuleb juba erinevatest uuringutest, mitte enam ühest. Olgu, jaa, aga nii madal ei ole kunagi olnud peaministripartei reiting. Jah, et võime öelda, et kui kindlad need märgid on, eks ole, eks reitingud kõiguvad ka, aga ta ei tule enam mitte ühest kohast, vaid ta tuleb juba erinevatest küsitlejatest tuleb läbi see, et vajutakse sellest mingist põrandast, mingist psühholoogilisest põrandast läbi, et nagu tulevad juba küsitlusel sellised protsendid, mis olid üle 20 aasta tagasi Reformierakonnal, eks ole, et selline toetus, kui nad olid veel selgelt ikkagi, võib öelda maailmavaateline, nõustud Tõnis, et maailmavaateline erakond veel tol ajal, parempoolne erakond. Paarkümmend aastat tagasi. Jah, paarkümmend aastat tagasi. Et siis oli nende reiting kuskil seal, eks ole, pärast seda on kogu aeg nagu kõrgem olnud, kui nad on läinud selliseks populistlikumaks järjest ja vasakpoolsemaks. Et eks nad saavad nüüd aru, et midagi peame ette võtma ja siis nüüd nad tõmblevad ja siis nad tahavad näidata sellist avalikkuse jaoks sellist tugevust, et meie juhime ja meie teeme ja nüüd lõpeb ja nüüd aitab ja nüüd algab uus elu ja siis huvitav see nüanss on siin selle juures veel see, kuidas nüüd pärast selle meretuuleparkide suure selle
käki läbi kogu sellest paljastumist, siis nüüd on hakanud Reformierakond ja sotsid seda laipa nagu üle aia üksteise poolele viskama, et sotsid räägivad, et Reform on kõiges süüdi ja nüüd tuli siis Reform välja jutuga, et tegelikult sotsid, et ega nemad ei tahtnudki kunagi seda meretuuleparke teha, tuleb nüüd välja ootamatult, et kogu aeg võitlesid sellest, et ei, me ei tahtnudki, et see oli hoopis sotside mingi asi ja nemad seda ajasid ja et selline see käki vastastikku loopimine, et see näitab muidugi närvilisust eelkõige, et ebakindlust ja muret, mis edasi saab. Närvilisus Reformierakonnas on nagu nähtav ja seal on nagu väga palju sellist nagu inimlikku tagamaad, et kui me mõtleme natukene, tõlgime selle reitingute langemise siis Reformierakonna poliitikute isiklike murede keelde. Et esiteks on, nagu siin ka reitingud näitavad regioonide lõistes, et löögi all on Reformierakonna valimistulemused Tallinnas ja Tartus, kus Tartu on olnud ju selline nagu Reformierakonna põliskants, kus sellel sajandil on vist enamus ajast on Reformierakond hoidnud. Pole vist ühtegi valimist kaotanud. Et praegu võib see valimiskaotus Reformierakonnale nagu koitma hakata, mis tähendab seda, et inimesed, kes on olnud pikka aega nagu kindlad, et nende positsioon, ma ei tea, linnajuhina, abilinnapeana on nagu tagatud, nendel on tegelikult jalgealune värisema hakanud. Sama oli Keskerakonna puhul ka Tallinnas ju. Täpselt nii, lisaks Reformierakonnal, kui me vaatame Riigikogu poole, Riigikogu liikmed, ministrid ja võib-olla mõned olulisemad nõunikud sinna juurde, me saame 50+ inimest. Kui nüüd Reformierakonna reiting on seal kuskil 15% kandis, siis toimub seal piltlikult öeldes 3 loend. 2/3 on minek, pluss siis nagu võimalikult töötuks jäävad omavalitsusjuhid, kui kaotus tabab Reformierakonda ka kohalikel valimistel. Et see loomulikult tekitab Reformierakonna sees väga palju sisemisi pingeid, kus vaadatakse eeskätt erakonna esimehe Kristen Michali otsa ja küsitakse, et mis on meie plaan, kas sa ka nagu teed midagi. Ja nüüd ongi nagu huvitav olnud siis jälgida, et viitasid sellele samale Piret Hartmani ja nagu tema ministeeriumi toiduosakonna algatustele, millega siis Reformierakond eesotsas peaministriga on usinalt nagu võitlema hakanud, et mulle tundub natukene nagu võib-olla mõni inimene tunneb ennast riivatuna sellest võrdlusest, aga kui Venemaa tungis Ukrainasse, siis olid Kadõrovil olid sellised TikToki sõdalased, ütleme, eks ju, kes päris lahingut ei pidanud, aga kõvasti nagu filmisid ja saavutasid sellega nagu rahvusvahelise kuulsuse. Et mulle tundub, et nüüd siin Eesti peaminister ja Reformierakond on asunud ka sellist riiki juhtima nagu selle Elon Muski platvormi X kaudu, ehk siis ilmuvad sinna nagu postitused, kus siis peaminister mõistab hukka bürokraatia loomist, ütleb, et nüüd küll aitab ja siis talle sekundeerib majandusminister Erkki Keldo. Et tahaks neile nagu öelda, et teil on koalitsioonilepingus kirjas lubadus bürokraatiat ja regulatsioone nagu vähendada. Ja kui sa oled valitsuse juht, siis võta oma ministrid kokku ja ütle, et nüüd lepime kokku, et me ei kehtesta enam ühtegi jaburat reeglit ja kõigil on näiteks 2 nädalat aega tulla välja plaaniga, kuidas 100 kaupa neid norme vähendada. See oleks nagu riigi juhtimine. Aga seda asendab tõepoolest see spinn, mida Siim kirjeldas ja siis nagu selline sotsiaalmeedia tsirkus, mida inimestele aseainena pakutakse. See Piret Hartmani nüüd süüdlaseks tegemine, kindlasti kõik need süüdistused Piret Hartmani aadressil on täiesti õiged, et sealt tulebki jubedaid asju ja pidevalt ja sellist ettevõtjate kiusamist, aga suures pildis on nagu Piret Hartman selles kontekstis nagu väike pahalane ikkagi, et kui me vaatame, et see on halb, mis ta teeb Eesti majandusele seal, aga kus siis nagu ühtepidi võime öelda, et aga mida see Erkki Keldo siis seal majandusministrina nagu teeb selleks, et Eesti majandus elavneks, ma ei kuule üldse midagi.
aga suur kuri tuleb ju Eesti majanduse jaoks ikkagi sellest kliimaministeeriumist, kus enne oli Michal, nüüd on Alender ja nende usaldusisik Keit Kasemets, sealt tulevad ju need eelnõud, mis tekitavad Eesti majandusest ebakindlust. Küll me võtame see kliimaseadus, mis kuskil on, siis on metsaseadus, looduskaitseseadus, kuni jäätmeseaduseni välja, kus sisuliselt on plaan eraettevõtlus maha tappa ja anda kõik avaliku sektori kätte. Neid seadusi võib siin edasi lugeda. Kuskilt ei tule neid leevendusi, ma ei näe neid leevendusi planeeringute osas, kõik jah, okei, need on suuresti jäänud veel täna üritusteks, neid ei ole veel Riigikogu poolt vastu võetud, aga seda tänu ju lihtsalt sellele, et nad on olnud täiesti haldussuutmatud selle kõige juures, et nad ei ole suutnud neid seadusi vastu võtta, aga kavatsus on ju olnud ju selge. Kõigi nende seadustega teha kahju Eesti majandusele üksteise järel, et suur kurjus on ikka seal Reformierakonnas endas. Ja mida me sõbrad räägime, võivad paljud ju öelda ka Reformierakonna poolt vaadatuna, et tegelikult ju statistika näitab seda, et majanduskasv pärast 10-kuulist langust on täiesti ju rohkem ikka. 10 kvartalit. Vabandust, andke andeks. On täiesti tajutav ja isegi analüütikud on klassi plaksutanud, et sellist üllatust küll me ei oodanud, aga see on ju relv praegu ikkagi nende käes, kes ütlevad, et näete, mis te siin õiendate, tegelikult ju läheb ju hästi. Kui numbrite sisse vaadata, siis ütleme, numbrid näitavad, et siis eelmise aasta 4. kvartalis kui see majanduse langus peatus ja läks majandus nagu tõusule, ma mingisuguseks selliseks nagu suureks tõusuks seda vist 1,4% kasvu ei nimetaks ja mida on ka analüütikud öelnud, et sellest ikkagi nagu suurema osa andis sisetarbimise kasv. Viimases kvartalis, me teame, mis viimases kvartalis toimus autode ostmise rahvafestival. Buum, ütleme, eks. Et see andis sinna kindlasti väga suure panuse, nii et need rahandusminister Jürgen Ligi kiljatused, et mida ta on rääkinud, tuleb suur kasv, need väga veenvad mulle ei tundu. Jah, positiivne on see, et töötlevas tööstuses on mõningates töötleva sektori harudes on teatavaid positiivseid märke, et mahud on kasvanud, aga need on ikkagi väga õrnad nagu jõnksud. Samal ajal on ju ka tulnud teisi uudiseid selle kohta, et veebruarikuus oli Eesti inflatsioon taas Euroopa Liidus kõige kõrgem, vist 4,7%. Ja ka selleks aastaks prognoositakse inflatsioonimahu olulist kiirenemist võrreldes varasemate prognoosidega, et see kõik ju tähendab seda, et kui sul nagu sisendid kasvavad, siis see jõuab kõik nagu toote lõpphinda, mis teeb kohalike elanike jaoks kaubad ja teenused kallimaks ning ka ekspordi mõistes ei tee sugugi kergemaks eksportivate tootmise teenusettevõtete tegevust. On olnud ka uudiseid selle kohta, et jätkub üpris kiiresti keskmise palga kasv ja siit ma tahaksin ette lugeda asja, mis peaks tegelikult meid ka nagu valitsust nagu mõtlema panema, et viimase 2 majanduslanguse aasta jooksul on keskmine palk kasvanud Eestis 20%. Kusjuures riigisektoris kasvas palk 23%, kohalikes omavalitsustes 27,5% ning erasektoris 18,6%. Ehk siis erasektoris, mis on netoraha tootja, on keskmise palga kasv olnud allapool Eesti keskmise palga kasvu ja kogu seda palgakasvu on vedanud viimastel aastatel avalik sektor. Et see on murettekitav, et see öeldakse, et see siis nagu stimuleerib nagu tarbimist, aga see on selline kunstlik stimuleerimine. Ma arvan, Reformierakond saab väga hästi aru, et selle 1 kvartali majanduskasvu sööb ära see kasvav inflatsioon kasvab
kindlasti nendest juba ette ära määratud maksutõusudest, mis meil vaikselt kogu aeg tulevad, küll nüüd tuli tulumaks, eks ole, üksikisiku tulumaks hakkas kehtima, tuletan meelde, kõrgem, poolest aastast hakkab käibemaks kõrgem kehtima, need vaikselt tulevad peale, lisaks no me kõik nägime, mis juhtus elektrihindadega siin näiteks veebruarikuus, noh see kõik see mõjutab inflatsiooni, sisetarbimine kukub alla, sellepärast et seda automüügi tulemust loomulikult enam sellel kvartalil tule ja ma arvan, reformierakondlased saavad väga hästi aru, et see järgmine kvartal tuleb hoopis teistsugune, kui oli see eelmise aasta viimane kvartal, et nad tegelikult lükkasid selle tarbimise ja selle autode ostmise ise oma maksutõusudega, lükkasid ise kunstlikult nagu ettepoole ära, said sellega hetkeks justkui põrke, aga see vajub alla tagasi, nii et ja ma usun, nad tegelikult saavad sellest aru ka, et muidu nad võib-olla taoksid rohkem rusikaga vastu rinda ja hüppaksid selle tõusu ümber, aga nad saavad aru, et see ei ole päris tõus tegelikult. No, aga no tegusid nagu ei järgne, see on murettekitav, et see nädalal toimus ka X-ist oli tegu, nagu sa ütled. X-ist tuli tegu, jah. Et X-is võetakse rohkem sõna. Aga see nädalal toimus ka Eesti Tööandjate Keskliidu majandusaastakonverents Tuulelohe lend ja seal esinenud ettevõtjate sõnavõtud olid pigem murelikud. Näiteks Jüri Käo, tuntud Eesti ühe suurima Eesti kapitalil oleva investeerimisfirma juht, mitmete ettevõtete omanik, tema sõnad võiksid panna meid nagu mõtlema. Eesti riigi rahaasjad ei ole jätkusuutlikud. Täna peaks kulud ja indekseerimise külmutama, kuid poliitikud ei taha seda teha. Liigume pankrotikursil. Annaks jumal, et IMF ei peaks siia tulema ja meelde tuletama, kuidas riiki majandada. Et see on näide sellest sentimendist ja meelsusest, mis täna Eesti erasektori tippjuhtide seas valitseb. Ja kui valitsus kõikide oma sammudega viib ettevõtetelt investeerimise isu ära, siis ega seda kasvu ei maksa ka nagu loota ja oodata. Et kasv saab tulla ainult ettevõtlusest. Selles suhtes nagu halb olukord, et tegelikult see, mis Käo välja ütleb, eks ole, et kulud ja indekseerimine tuleb külmutada, Eestis on ainult üks erakond, kes seda välja ütleb, see on parempoolsed ja seal parlamendis nad ju kõik väristavad jalga, ma ei tea, palju nad aru saavad, mida tuleb teha, igal juhul nad ei julge seda öelda. Tahtsin tagasi tulla selle avaliku sektori palkade juurde, sest et siin mõned päevad tagasi käis mul silmade eest laualt läbi selline number nagu 22 000, mis võiks olla meie ametnike selline üldarv. Ma ei tea, kas see pädeb. Ja jutt käis just sellest, et kui palju siis on kärpekava alla läinud neid ametnikke, millest me väga palju räägime, et tuleb ametnike arvu kärpida ja seda kulusid kokku võtta, siis pakuti välja sellist numbrit nagu 700 sellest 22 000, et kas tundub, see võib olla nii või? No, suurusjärgud ma eelkõige pean silmas. No siin on jälle üks probleem, et nii nagu me räägime, et me ei saa eelarvest aru, et eelarve on nii segaseks kirjutatud, et ei ole võimalik aru saada, mis seal toimub ja siis kuid hiljem siis Riigikontroll ütleb, et ei ikka tegelikult ei kärbitud, tegelikult kulud kasvasid, nii nagu parempoolsed ütlesid juba ammu enne eelarve vastuvõtmist, et see nii läheb. Et see on nagu üks pool, aga teine pool on kogu see statistika nende avaliku sektori töötajate arvudega. Muide see, kes on ametnik ja kes ei ole ametnik, aga töötab näiteks ministeeriumis, selle otsustab asutuse juht. Täpselt. Ka siis minister või mõne ameti peadirektor, need numbrid võivad käia sinna tänna, et me peame ikkagi tegelikult, see on tavaline nagu selline demagoogia, mida valitsejad kasutavad, et oi, mis te räägite, vaadake, meil on ametnikke nii vähe ju, meil polegi õietsid midagi, Eesti riik on jõhuke, polegi ametnikke, aga tegelikult tuleb vaadata ikkagi seda riigipalgalist rühma tervikuna ja siis ka loomulikult need omavalitsuste kaudu riigilt palka saavad inimesed, nagu meie puhul on näiteks õpetajad Eesti riigi puhul, eks ole, et see number on, see Tõnis tõi ju välja ka, et kui seal oli näha, et kes siis kasvavad, et see omavalitsuste pool veel kasvab isegi kiiremini nende palgatase kui otseselt riigisektoris töötavad, aga see ka jälle on see need kulud, mis tulevad riigi rahast suuresti, et kus see omavalitsuste raha täna Eestis tuleb suuresti ikkagi riigilt väga suures osas.
me ei saagi tegelikult aru, need statistikanumbrid käivad õudselt segaselt üles-alla, hästi palju kõiguvad, neid saab muuta igatepidi asutuse sees. Lisaks veel sihtasutused ja mittetulundusühingud, kes saavad oma finantseeringu avalikust sektorist ja nende MTÜ-de töötajad ei lähe ju ametnike arvestuse sisse. Et seal oleks vaja nagu väga suurt korrastamist, nii nagu eelarvega, et ma suudaks üldse, et meil oleks üldse võrreldavad numbrid laual, et sinnamaani ma ei usu ühtegi neid juttusid, et väga lihtne asutuse juhina viin osa ametnikke sealt ametniku staatusest välja, panen nad lepingulisteks töötajaks ja ütlen, et ma vähendasin ametnike arvu nii palju, kiitke mind. Ja nii ongi. No täpselt nii ta ilmselt käibki. Aga võib-olla lõpetame positiivse noodiga ja me ei ole ikkagi vabariigi aastapäevast pikemalt siin rääkinud, aga kindlasti tasuks võib-olla tähelepanu pöörata ühele sellele presidendi kõne teesile, mida ta siis kogu ühiskonna ette pani ja see on siis ikkagi AI ehk siis tehisintellekti kasutusvõttu koolides ja seda peaks meil rohkem propageerima hakkama. Kuidas te sellesse suhtute, sellesse presidendi poolt ette pandud ideesse? Ideesse väga positiivselt ja mind eriti rõõmustab ka see, et see, ma saan aru, et see algatus on tulnud väga palju ka just erasektori ja ettevõtjate poole pealt, kes on lubanud sinna ka erasektori rahastust nagu panustada. Nii et tahaks loota, et selle algatusega suudetakse, et see ei jää kuskile nagu toppama ja et sellega minnakse nagu väga kiiresti edasi. Ma arvan, et ei peaks peatuma kindlasti ainult tehisintellekti kasutusele võtmisega koolides, vaid sellest on ju korduvalt räägitud, et Eesti riigi väiksuses on mõnes võttes nagu võlu. Me samamoodi peaks üpris radikaalselt julgema teatud avaliku sektori protseduurid viia üksüheselt tehisintellekti põhiseks. See ühes küljest aitaks ilmselt kulusid kärpida, aga veelgi olulisem oleks see, et see annaks võimaluse erinevaid selliseid teenuseid nagu praktikas Eesti riigis turule tuua, tekitaks katsepolügooni ettevõtetele, kes neid rakendusi välja töötaks, saaks siin katsetada ja seejärel ka edukalt mujale maailma eksportida, et kogu see tehisintellekti sektor on ju praegu väga selgelt üks kasvuturge ja seal käib nagu võidujooks selle peale, et kes mingis valdkonnas standardi loob. See presidendi kõne oli üldse väga hea kõne, et räägin täitsa isikliku seika jagan, et istusime ka pereringis vabariigi aastapäeva õhtul ja ei vaadanud küll otse, aga siis kui tort oli söödud, panin salvestuse peale presidendi kõnet kuulata ja meil oli seal üks põhikooliõpilane, üks gümnaasiumiõpilane, üks üliõpilane ja ma vaatasin, et huvitav, kaua noored kuulavad. Aha, no nii. Ja ma olin täiesti hämmastunud, kõik erinevas vanuses noored kuulasid tähelepanelikult, ei nihelenud, kuulasid huviga terve presidendi kõne ära, mis minu arust on väga suur tunnustus. Äkki nad kartsid siin selle laua? Ei ole meil kodus asjad nii, et väga, väga vahva, et ja just paelus noori inimesi mulle see väga meeldis ja loomulikult see mis õige siis nüüd on tehisintellekt on eesti keeles hea sõna. Ilmselt oleks jah ilusam. Tehisaru jah, et väga vahva, julge algatus, ega ühiskonna edu ikka sõltub palju sellest, kas haridussüsteem julgeb seda konservatiivsust aeg-ajalt maha raputada ja käia elust ees, et väga äge. Minu meelest, Siim, sa tegid natukene valesti, sa ütlesid, et pärast tordi söömist panid selle käima, sa oleks pidanud jätma tordi pärast seda presidendi kõnet, siis oleks motivatsioon kõnet kuulata olnud suurem. Jah, aga oligi lahe näha, et noortele ei, ma olen väga tore kuulata seda, et inimestele ja eriti noortele inimestele see kõik meeldib. Mis teile aga meeldib, see sõltub juba sellest, mismoodi meie ühiskond ka järgmise 2 nädala jooksul reageerib, aga ma usun, et teemasid kindlasti jagub meil siia päris kõvasti, nii et aitäh, et te meiega olite, siinkohal tõmbame selle positiivse mõttega
tehisarust joone alla ja kohtume 2 nädala pärast, kindlasti andke endast parim, et te saaksite jagada meie saadet, saaksite meile kirjutada, tänan veel kord kõiki, kes juba neid väga palju on meile mõtteid teile saatnud ja kindlasti ühes saates võtame neid ka võib-olla rohkem ka ette ja siis räägime ka nendest pikemalt, mis mõtted teil endil on olnud. Neid on palju tulnud, nii et aitäh kõigile. Ja jääge terveks ja kohtume taas.